tere kõik see pere, nagu te kõik teate, on see just see, jah, see 3x3 Rubiku kuubik. aga neid on ka palju teistsuguseid, näiteks 2x2, sellel on ainult 200 või siis 4x4, mis keerab veel igatepidi, või siis koguni 5x5. suuremad mul kahjuks pole, aga on ka 6x6 ja 7x7 ja kuni nii 17x17. jah, aga täna õpetan mina teile, kuidas lahendada standardset 3x3 Rubiku kuubikut. ja tere jälle. Alustuseks ma peaksin teile õpetama või näitama või siis nimetama, kuidas erinevaid tükke nimetatakse. näiteks see, kus on 3 värviga, see on nurgatükk ja kõik muud 3 värviga tükid on nurgatükid. Neid on kokku 8 tükki. nii, teiseks servatükid, need on 2 värviga tükid. Neid on siin igal nii-öelda korrusel siis, kuidas keegi neid nimetada tahab. niisiis servatükid ja keskmised tükid, vähemalt mina nimetan neid nii. Neid on kokku 6 tükki, nagu ka kuubikul tahkusi. nii, ja keskmised tükid ei liigu mitte kuskile, need ainult keerlevad oma koha peal. kui vaid liiguks, siis oleks kuubiku lahendamine palju raskem, aga see on ka matemaatiliselt ja füüsiliselt ja igatepidi võimatu. sest noh, seda on küll praegu raske seletada, aga igastahes need keskmised tükid on paigal ja ei liigu mitte kuskile. selle järgi me saame ka orienteeruda kuubiku lahendamisel. nii, teiseks ma peaks teile nimetama, kuidas erinevaid külgi kutsutakse. mina hoian näiteks kuubikut käes niimoodi, et valge külg on all. nii. ja ma vaatan ülemist ja esimest külge. niisiis, kuubikul on 6 külge. parem külg, seda saab keerata päripäeva ja vastupäeva. kui vaatame siitpoolt, siis nii on päripäeva niimoodi ja vastupäeva on niipidi. nii, vasak külg, päripäeva ja vastupäeva. esimene külg niipidi ja niipidi. ülemine, tagumine ehk siis tagantpoolt vaadates, nii, ja alumine külg. Need algus on küll raske meelde jätta, kuid ajapikku kuluvad pähe. ja inglise keeles oleks siis lühendid R, L, U, F, B ja nõrk D. ehk mille järgi ma ka pärast pole valemid hakanud ütlema. nii, aga see oleks siis sissejuhatuse poolest kõik. niisiis, nüüd läheks kuubiku lahendamise juurde. kuubiku lahendamise juures on 3 suuremat nagu sammu või kuidas nimetada neid. esiteks on saada rist ja siis nurgad paika ehk ehitada alumine, see korrus või kuidas te nimetate seda. teiseks on panna need servatükid siin paika ja ehitada sellega korda teine korrus või noh, korda teha. seega pärastpoole on teil 200 korrust valmis ja siis tuleb kõige ülemine korrus, kuhu te teete ka risti ja nurgad ja kõik muu selline. nii, aga alustuseks ja siis alumisele sellele rist. minule meeldib võtta alumiseks värviks näiteks valge. nii, ja nagu näha või noh, on meil siin juba üks valge tükk olemas. ärme praegu nurgatükke, sest esimene tähtsam ülesanne on ehitada rist siia. mitte niipidi nagu korrutusmärk, vaid plussmärk või noh, kuidas te seda nimetate. niisiis, rist, ütlen mina. nii, veab, meil on üks valge tükk olemas. vaatame, mis teine värv on. siin on punane. nii, me peame ka need värvid siin kokku saama. nii, aga siis seda värvi siin muuta saab keerutades seda keskmist niimoodi ja nagu näha, läks esimese korra peale paika. nii et siis kokku on vaja saada valge ja selle servatükil
olev teine värv selle keskmise tükiga. Nagu siin on valge ja punane, need kaks kokku. Et teid mitte segadusse ajada, siis siin oli see, ma keerasin selle ära. Nii, ehk siis valge ja punane, need kaks kokku. Aga siin on näiteks sinine ja siin on valge. Ja roosa ja valge ja roheline ja valge. Nii, aga see on ainult 1/4 ristist. Meil on veel pikk tee minna. Või kui pikk see ikka alles on. Nii, nüüd otsime teisi valgeid tükke, servatükke. Praegu nurki ei ehita. Nii, vaatame. Siin on üks valge ja roheline. Paneme näpu peale ja otsime rohelise keskmise tüki. Nagu näha, on see siin. Nii. Alguses paneme need teised värvid kokku, välja arvatud valge. Näiteks keerame niimoodi lihtsalt. Nüüd on rohelised koos. Ärme seda praegu tähele pane, sest meil on oluline see tükk siin. See, nii. Kui meil on need teine värv kokku keeratud, siis me alles ühendame valged. Nii, meil on valge siin, otsime üles, keskmine valge on siin. Ja kuidas me ühendada saaks need, on ainult üks viis, keerates niimoodi. Ja ongi kaks seda ristitükki koos. Meil on pool risti juba ehitatud. Päris hästi läheb. Nii, otsime järgmise valge servatüki. Näe, see on siin, see on sinine ja valge. Nii, paneme näpu peale ja otsime sinise keskmise. Ja see on siin. Nii, kuidas me saaks need ühendada? Siin pole vaja palju mõelda, algajatel küll, aga igastahes. Alguses pidi selle teise värvi peale valget kokku ühendama. Ehk siis keerame niimoodi kokku. Nii, ja siis ehitame või siis liidame kokku need valged. Siin on see valge servatükk ja siin on valge keskmine. Keerame need lihtsalt kokku. Nii, ja me avastame, et meil on üks tükk kadunud. Vaatame, kus see siin on ja näe, see on siin. Õnneks see pole ära lagunenud ja me saame selle lihtsa liigutusega tagasi keerata. Nii et meil on juba 3/4 risti koos. Tervelt 3/4, päris palju. Üks tükk veel ja siis ongi rist olemas. Otsime selle viimase tükki ülesse ja näe, see on siin. See on küll halvas kohas, sest kui me midagi keerame siit, siis läheb rist sassi. Aga pole hullu, selle saab pärast korda teha. Nii, ma enne jätsin mainimata, aga ülemisel real või siis korrusel saab liigutada nii palju, kui tahad. Keeruta ükskõik kui palju, alumine selle mõttusesse ei lähe. Nii, siis me peame asjad ülemisele sellele korrusele saama, et ohutult liigutada mõnda tükki teise kohta. See on ainult alguses nii. Nii, siis viime selle tüki ülesse. Niimoodi. Ja kui me keeraks selle kohe tagasi, siis see jääks siia tagasi. Nii et kui me viime selle ülesse, siis me peame selle asemel mingi muu tüki panema. Võtame näiteks selle. Nii et keerame selle asemele ja keerame tagasi. Nii et rist teeb korda. Aga see valge tükk tuli siia. Nii. See valge tükk on siin. See on roosa ja see on roosa. Nii, väga hea. Keskmine ja see serva, see on koos. Nii, nüüd on vaja ainult valged ühendada. Paneme näpu siia peale, otsime valge keskmise ja see on siin. Nii, näpp on siin peal ja lihtsalt keerame siia kokku. Ja sellega ongi meil rist valmis. Nii, ja nüüd edasi nii-öelda veidi keerulisemate asjade juurde. Nii, enne me ehitasime risti, mis on väga hea. Meil on osa kuubikust juba koos. Teiseks on meil vaja ehitada või paika panna nurgatükid. Neid on siin 4 tükki vaja korda panna. Nii, otsime suvalise nurgatüki, kus on valge, sest me ehitame või teeme korda valget külge. Nii, üks on näiteks siin. Valge, roosa ja sinine. Vaatame, see tükk läheb siia, sest keskmiste järgi saab aru, et siia tuleb sinine külg, siia tuleb roosa külg ja alla otse loomulikult valge külg. Niisiis, kui meil asetseb see valge paremal pool ja me tahame seda siia alla saada, siis me lihtsalt
kuidagi keerates me rikuks midagi ära, vaid peab veidi mõtlema. nii. näiteks üks viis on niimoodi, keeraks lihtsalt alla, aga ei saa. See lükkab selle osa ristist ära. nii, ärme nii tee. aga teine viis oleks nii, et lükkame selle siit eest ära ja siis tooks selle tühja koha ülesse või siis nurgatükk või kuidas seda nimetada. Toome ülesse ja nüüd vahetame selle vot selle tükiga välja, lihtsalt keerame nii. Selle lükkasime välja, see tekkis siia. nii, nüüd keerame alla tagasi, rist jäi korda ja see nurgatükk sai õigesse kohta. 3 korda veel niimoodi teha. nii, vaatame, kas ülemisel real on ja on valge, roosa ja roheline. Kuhu see läheb? Siia alla, samasse kohta. nii, siin on roheline, valge ja roosa. nii, lihtsalt alla keerates ei saaks, me lõhuks risti ära. niisiis, kui see on teie poole näoga valge, siis keerate selle eest ära, toote selle külle ülesse ja lükkate selle mõttetu tüki siit eest ära ja panete selle õige tüki asemele ja siis keerate alla tagasi ja ongi õige tükk paigas ja rist ikka veel terve. nii, võtame järgmise nurgatüki, valge otse loomulikult. nii, ülemisel real on see. siin on valge, roheline ja punane. nii, otsime, kuhu paneme igaks juhuks näpu peale, äkki kaob ära. nüüd otsime, kuhu see tükk minna võib. siia samasse. nii, mis need värvid olid? Valge, roheline ja punane. Valge, roheline, punane. nii, viime nüüd üksteisele ligemale. nii, praegu me näeme, me ei saa mitte kuidagi keerata seda siia, sest see läheks vale pidi. nii, siis me peame selle tüki ümber keerama, nii et see vaataks, valge pool vaataks külje peale kummagile poole. nii, ja seda saab teha nii. Asetad selle tüki täpselt selle koha peale, kuhu on vaja seda nurgatükki panna. siis tood selle valge külje ülesse ja nagu näha, läks see külili. siis paned selle tüki asemel siin mingi muu tüki, aga mitte seda sama nurgatükki, vaid näiteks selle muu. nii et see jääb siia ülemisele reale. nii, ja nüüd keerad lihtsalt tagasi valge külje, nii et rist läks korda. nüüd otsime ülesse selle ja see on siin. nii, nüüd vaatame, kus see minema pidi ja näe, valge, roheline, punane, valge, roheline, punane. nii, otsa alla keerates me ei saaks, vaid peab keerama selle siit eest ära, et me saaks valge külje ülesse tuua. siis me keerame selle tagasi või noh, asetame siia kohta, kuhu vaja, viime valge külje alla tagasi. nii, ja rist on terve ja ainult üks tükk veel minna. nii, ja see on siin, see tükk on vaja siia panna. nii, alguses me vaatame, nii, väga hea, saab siia. siis me peame selle eest ära keerama siit, toome valge külje ülesse, paneme selle nurgatüki õigesse kohta ja lükkame vana eest ära ja viime valge külje alla ja voilà, ongi esimene korrus ehitatud. ja kõik rist ja kõik muu on korras, nii nagu vaja. ja need värvid ka siin koos ei ole sassis, vaid on ilusti koos. nii. ja nüüd liigume edasi raskemate asjade juurde, mis on mulle küll väga selged, aga algus teile rasked, kuid pärast saate teiegi need selgeks. niisiis, kui algus panime kokku või panime paika nurgatükid esimesel korrusel, see siin all, siis nüüd ehitame teist korrust, kõik see keskmine rida siin. nii, vaatame näiteks, mis tükk võib siia minna. siin on kõik servatükid alati, nurgatükk ei saa siia keskele tulla. niisiis, siia tuleb punane ja roheline tükk, kuna siia tuleb punane külg, siia tuleb roheline külg. nii, vaatame, kus see tükk on. võime otsida, keerutades ülemist seda. nii, vaatame, see on punane, sinine, aga meil on punane, roheline. võtame järgmise. nii, roheline, punane, roheline, punane. väga hea. nii, esimene samm on viia kokku need kaks värvi siin. see värv, mis vaatab sinu poole ja keskmise tükiga. mitte niimoodi nagu roheline ja punane, vaid
roheline ja roheline. Nii, kui punane külg on paremal pool, vasakul pool, siis me viime selle tüki siit eemale ja toome vasaku külje ülesse ja viime selle tüki tagasi ja vasaku külje alla tagasi. Nii, nüüd tuli see nurgatükk siit välja, aga me õppisime enne paika panema ja nüüd teeme samamoodi nagu ennegi tegi, et seda nurgatükki paika panna. Niisiis, vasak ülemine külg päripäeva, esimene külg päripäeva, siis vahetame need tükid siin välja õigetega ja viime külje alla tagasi. Ja nii kõik esimene see korrus on korras ja nüüd me saime ka servatükki paika. Niisiis, vaatame järgmist servatükki. Siia läheb roosa ja roheline, sest siin on roheline, siin on roosa külg. Nii, vaatame, kus on siin roheline, roosa. Nii, need värvid on koos, roheline ja roheline, mitte roheline ja roosa, vaid nii. Nii, nüüd siis, kui roosa külg on siinpool, siis me keerame selle servatüki eemale. Toome külje ülesse või selle nurgatüki siis. Viime selle servatüki tagasi alla see nurgatükk või noh, kuidas öelda. Ja siis keerame vastu päeva seda ülemist külge. Niisiis, ja nüüd me paneme lihtsalt nurgatüki paika jälle. Ülesse esimene külg ja vahetame need valed tükid siit õigetega välja ja alla. Ja nüüd on veel teine nurgatükk või servatükk ka paigas. Nii, nüüd vaatame näiteks, mis läheb siia. Roosa ja sinine. Nii, otsime. See tükk ei sobi. See tükk ei sobi. See tükk sobib väga hästi. Nii, sinine, roosa. Aga need värvid ei tohi koos olla. Me peame sinise ja sinise keskmise kokku panema. Nii et niimoodi. Sinine, sinine. Väga hea. Nüüd, kui roosa külg on siinpool ja see on siin, siis me keerame selle eemale. Nii et siin ja siin on need värvid siis. Istume selle külje ülesse, kuhu me tahame seda tükki panna. Keerame selle tüki sinna tagasi ja viime selle külje alla tagasi. Nüüd tuli see nurk välja ja nüüd nagu me enne õppisime, paneme selle samamoodi tagasi. Keerame ülemist vastupäeva, toome selle pahad tükid või valed tükid ülesse, asetame välja, vahetame välja ja viime alla tagasi. Nii, ja nüüd on ainult üks tükk veel. Nii, kus see on? See on siin, sinine, punane, sest siin on sinine, punane. Nii, algus sinised kokku. Kui punane külg on siinpool, siis viime eemale, toome üles, tagasi, alla, siis paneme nurgatükki paika. Viime eest ära, toome valed tükid üles, paneme õige tasemele ja alla. Aga teil võib ka tulla siuke situatsioon, kus on näiteks niimoodi, et tükk on vastupidi, nii nagu vaja. Näiteks roosa on siin, sinine on siin, aga seda sinist on vaja siia ja seda roosat on vaja siia poole. Niisiis, seda on väga kerge lahendada niimoodi. Näiteks paned selle asemel uue tüki või vale tüki. Näiteks võtame selle tüki. Niisiis, kui me tahame selle siia, siis me keerame eemale, toome selle ülesse, toome tagasi ja alla see külg. Nii, siin on küll väheke sassis, aga see on täiesti loomulik, kuna me panime vale tüki asemele. Nii, nüüd paneme selle nurga tagasi. Keerame selle eest ära, siis toome vale tüki ülesse ja asendame õigega ja viime külje alla. Nii, nüüd vaatame, kus see tükk siit hüppas. See on siinsamas. Nii, nüüd roosad on koos, sinine on siin ja sinine on siin. Siis me viime selle tüki sinisest eemale, sinna eemale, toome külje ülesse ja viime tagasi selle sinise roosa tüki külg alla. Ja nüüd tuli see nurgatükk siit välja ja nüüd me paneme selle lihtsalt siia tagasi.
nii nagu me enne õppisime. Viime eest ära, toome valed tükid ülesse, paneme õige tasemele ja viime alla. Ja see ongi servade panemise poolest kõik. Ja nüüd liigume edasi kõige viimase suurema etapi juurde, kus me lahendame kõige viimase korruse. Nii, ka siin on esiteks vaja ehitada rist või siis tehase või kuidas te nimetate või ütlete. Igastahes nagu all tegi, algus kohe risti, peame ka üleval risti tegema. Ja selle jaoks on üks väga lihtne valem. Seda ma pärastpoole teile näitan, aga igastahes, kui teil on lihtsalt täpp keskel, ärme praegu nurgatükke vaatame ainult plussi kujuliselt neid tükke. Nii, kui teil on ainult täpp keskel, siis võtate kuubiku ükskõik kuidas kätte, kas niimoodi või noh, kuidas te tahate, aga peaasi, et see on üleval. Nii, ja siis teete selle sama valemi, mis muudel kordadelgi. Ja kõigil kordadel teete selle täpselt sama valemi. Ja see valem oleks siis esimene külg päripäeva, parem külg päripäeva, ülemine päripäeva, parem tagasi ehk vastupäeva, ülemine tagasi ehk vastupäeva ja esimene vastupäeva. Nii, nüüd peaks tekkima siuke L-täht. Või siis, ma ei tea, nool või mis iganes asi see on. Aga igastahes, kus on 2 servatükki ja need ei ole triibukujuliselt ega kuidagi teisiti, ainult 2 tükki. Nii, ja kui te saate selle, siis te võtate kuubiku niimoodi kätte, et see jääb jälle ülesse poole, ülemine korrus. Siis te võtate kätte nii, et üks sellest haarast jääb teie poole ja üks jääb paremale poole. Mitte niimoodi, et üks on paremal, teine on taga, või üks on vasakul, teine on taga, või siis üks on sinu poole või teie poole siis ja teine on vasakul, vaid üks on sinu poole, teine on paremal. Ja siis teete selle sama valemi uuesti. Esimene päripäeva, parem päripäeva, ülemine päripäeva, parem tagasi alla ehk vastupäeva, ülemine vastupäeva ja esimene vastupäeva. Siis te peaksite saama sellise triibu. Nii, teil ei saa mitte kordagi olla nii, et teil on 3 kollast siin üleval ja ühte pole näiteks, et üks tükk ristist on puudu. Nii ei saa mitte kordagi olla. See on lihtsalt võimatu. Siis peab teil siin all midagi valesti olema. Nii, aga igastahes, kui te saite selle triibu, siis te võtate selle niimoodi kätte, et üks ots vaatab paremale poole ja üks ots vaatab vasakule poole. Nii, niimoodi te kätte võtta ei tohi, vaid niimoodi või siis võtate niimoodi kätte, vahet pole. Nii, ja siis teete selle sama valemi uuesti. Esimene, päripäeva, parem, päripäeva, ülemine, päripäeva, parem, vastupäeva, ülemine, vastupäeva, sinupoolne ehk esimene vastupäeva. Ja nüüd, voilà, rist on valmis. Vähemalt peaks olema, kui te midagi valesti ei teinud. Nii, ja järgmine väiksem samm siis sellest viimasest suuremast sammust oleks see, et teeme kõik üleval kollaseks. Ehk keerame need nurgatükid õiget pidi. Näiteks selle kollase peab siia saama, selle kollase siia, selle siia, selle siia. Nii. Ja selle jaoks on ka üks väga lihtne valem. Nii. Te võtate kuubiku jälle niimoodi kätte, et see, kust kõige ülemine serv, see on üleval. Mitte kõrval, all ega ma ei tea kus veel. Niisiis, see on üleval. Ja te võtate kuubiku niimoodi kätte, et kui ühtegi seda kollast nurka siin üleval ei ole, siis võtate niimoodi kätte, et see üks kollane värv on vasakul pool külje peal siin, ülemise rea külje peal, noh kus iganes, aga vasakul pool, kas niimoodi siis või niimoodi. Ja siis teete järgneva valemi. Parem päripäeva, ülemine päripäeva, parem vastupäeva, ülemine päripäeva, parem päripäeva ja ülemine 2 korda ja parem vastupäeva. Nii, siis peaks tekkima siuke asi. Kui teil ühtegi nurka enne ei olnud kollased, siis peaks olema 2 tükki kollased. Nüüd võtate jälle kuubiku niimoodi kätte, et vasakul oleks kollane, vasakul all serva peal. Siin on paremal, nii et see ei sobi. Siin on vasakul, nii et see sobib.
siis teed selle valemi uuesti. Parem üles, ülemine, alla, parem, jälle ülemine päripäeva, võtta parem ülesse ja ülemine 2 korda ja parem alla. Nii, nüüd peaks tulema siuke ilus kalakuju. See on kalapea ja siin on saba. Nii, kui te saate selle ägeda ja ilusa kala, siis võtate selle jälle nii kätte, et ülemine see korrus on muidugi üleval ja kalapea on all vasakul, mitte niimoodi, niimoodi ega niimoodi, vaid võtate niimoodi kätte, et see on all vasakul ja kalasaba vaatab üles paremale diagonaali. Nii, siis teete selle sama valemi uuesti. Parem ülesse, ülemine, alla, ülemine, üles ja 2 korda ja alla. Nii, nüüd liikus kalapea siia ülesse. Aga te keerate selle jälle siia alla, vasakule alla, teete selle sama valemi viimast korda. Parem päripäeva, ülemine päripäeva, parem vastupäeva, ülemine päripäeva, parem päripäeva, 2 korda ülemine ja alla parem. Nii, ja nüüd peaks teil kõik kollane olema. Nii, aga muidugi harjutamine teeb meistriks, seega te peaksite proovima seda mitu korda, ehk aeti kuubiku sassi ja siis teete otsast peale kõik. Nii nagu ka mina tegin ja näe, lõpuks ongi selge. Nii, aga igastahes nüüd paneme need nurgatükid veel rohkem korda, näiteks niimoodi, sest me teame, et siia tuleb roosa külg, siis siin on roosa, see, siin on roheline, ehk siin on roheline ja üleval on kollane, ehk siin on kollane, roosa ja roheline nurgatükk, ehk need kõik värvid lähevad siin omavahel kokku. Nii, aga vaatame näiteks seda tükki. Kas need värvid lähevad kokku ja need ei lähe, vot, need on vales kohas. Ja ka see tükk. Nii, ehk need 2 tükki on praegu vales kohas, vaatame viimaste tükki üle. Nii, see nurgatükk siin, roheline, punane, kollane, see on õiges kohas, ehk siis need 2 on meil õiges kohas, need 2 on vales kohas. Aga teil saab ka olla siuke võimalus, kus need 2 on õiges kohas ja need 2 on vales kohas, ehk siis need niimoodi risti on õige, aga need risti siin on valed. Siis võtate kuubiku niimoodi kätte, et üks õige jääb vasakule poole, sinu poole, ehk et mitte siia taha, vaid vasakule sinu poole ja teine on paremal taga. Ja siis teete selle sama valemi, mis ma kohe-kohe teen. Ja siis, aga kui teil on niimoodi, et 2 tükki on siin, kõrvuti õiged, ja võtate niimoodi kätte, et need, mis on valesti asetsevad, need on teie poole näoga ja need, mis on õieti, need on tagapool. Ja jälle see, mida te ehitate või see, mida külg, mis te paika panete, on üleval. Nii, ja siis teete järgneva valemi, kus keerate paremat vastupäeva, siis esimest külge, päripäeva, jälle parem vastupäeva. Siis keerate tagumist külge 2 korda, siis keerate paremat päripäeva, ülemine vastupäeva ja parem vastupäeva. Ja jälle tagumist 2 korda. Ja nüüd paremat 2 korda. Ja nüüd te lihtsalt sätite need nurgad paika, keerate seda ülemist ja näete, siin on nurk paigas, siin on nurk paigas, siin on nurk paigas, siin on nurk paigas. Nii et nüüd on kõik nurgad paigas. Nii, ja nüüd on ainult üks asi teha, panna need servatükid õigesse kohta. See tuleb hetkel siia tõsta, see tuleb hetkel siia tõsta ja see tükk tuleb hetkel siia tõsta. Nii, ja selle jaoks on ka üks väga-väga lihtne valem, mis tundub algus raske, kuid ikkagi väga kerge. Niisiis, seda valemit saab 2 moodi teha. Alguses te võtate selle kuubiku muidugi nii kätte, et see külg, mis on täiesti korras, noh, siin on üleval on kollane ja siin külje peal on roheline, siin on see nurgatükk või servatükk õiges kohas. Niisiis selle paneme siia taha. Nii, ja vaatame, teie ees on üks valetükk, paremal on üks valetükk ja vasakul on üks valetükk. Aga saab olla ka siuke juhus, kus kõik on valed ja siis te lihtsalt proovite ühtepidi seda valemit teha ja siis peaks sattuma üks tükk õigesse kohta. Ja siis seda valemit saab 2 pidi teha. Üks on näiteks selline. Nii, kui meil on vaja seda sinist tükki siia, siis alguses me keerame esimest 2 korda
siis me toome selle sinise tüki siia, kuhu vaja, ehk keerame ülemist vastupäeva, siis me toome need mõlemad küljed alla, parema ja vasaku, me keerame esimest 2 korda, siis viime mõlemad üles ja tagasi ja keerame ülemist jälle vastupäeva. Ja nüüd siin ei ole palju vaja mõistatada, me saame aru, et seda külge on vaja 2 korda keerata ja teil peakski kuubik lahendatud olema. Aga kui teil on ka teistmoodi võimalik, et teil on vaja näiteks, oletame, et siin on sinine tükk oleks, siis teil on vaja seda sinist siia teha, tõsta, siis sekund. Nii, nagu praegu, see sinine tükk on vaja siia tõsta. Niisiis, te teete samamoodi nagu enne, ainult niimoodi, ainult keerate seda tükki teistmoodi veidi. Niisiis, nagu alguses samamoodi, keerate esimest 2 korda, siis toote selle sinise tüki jälle siiapoole. Enne tõite siit poolt siia, nüüd toote siit siia. Niisiis, toote siia, keerate jälle mõlemad küljed alla ja siis keerate jälle esimest 2 korda ehk 180 kraadi. Viite mõlemad küljed üles, vasak ehk siis vasak vastupäeva ja parem päripäeva. Nii, ja nüüd keerate ülemist päripäeva ja ei ole jälle vaja palju mõistatada, kui siis ainult esimest külge 2 korda ja jälle on see ilus kuubik lahendatud. Ja paar nõuannet, et paremini lahendada, on see, et õpite näiteks pähe, mis värv mingi värvi vastas on, näiteks rohelise vastas on sinine, siin roosa vastas on punane ja kollase vastas on valge. Ja noh, kõik muud siuksed asjad, et näiteks kuidas näppi kiiremini liigutada ja kõik selline. Aga ma õnnitlen, te peaksite nüüd oskama lahendada tavalist 3x3 kuubikut. Mitte veel te ei oska näiteks lahendada siukest suurt hiiglast 5x5, mida mina küll oskan. Aga jah, ma õnnitlen, te õppisite selle selgeks. Ja muidugi te proovige mitu korda, uuesti ajate sassi ja lahendate uuesti, ajate sassi, lahendate uuesti ja jälle ajate sassi ja lahendate uuesti ja varsti oletegi meister. Aga aitäh minu poolt ja edukat lahendamist. Nüüd siis ma näitan teile, kui kiiresti te peaksite oskama kuubikut lahendada, kui te olete seda piisavalt harjutanud. Algus läheb küll teil aeglaselt, aga pärast teie kiirus peaks olema umbes sarnane minu omaga. Kuigi ma tean, et ma ei ole maailma tasemel lahendaja, on ma enda arust üpriski kiire lahendaja. Niisiis. Nii, algus ma vaatan, kus kõik tükid asetsevad. Ja nüüd siis hakkan lahendama. Ja näed, ei võtnud eriti kaua aega. Kuigi tegelikult võrreldes maailma tasemel lahendajatega olen ma ikkagi väga aeglane. Aga jah, teie võiksite ka ju nii kiiresti osata lahendada. Kas see oli nüüd alla minuti? Minu arust jah. Aga jah, ma õnnitlen veel kord teid, et te oskate nüüd lahendada 3x3 Rubika kuubikut.